näeme nüüd puuri kasutust täies mahus, ehk siis Pärnu oma poiss, Kennet Künnarpuu esitab Invictat ja tema vastane Soomes Sami Manninen. 27-aastane, 18 cm pikk, Sami rekord 2 võitu, 4 kaotus, seevastu Kennetil 4 võitu, 2 ja Kennet ausalt kohe teravalt. Viimati nägime Kennetit võistlemas siis Rajul, kus ta kahjuks pidi võtma kaotuse kohtunike otsusega, aga nüüd ilmselgelt mees tahab heastada kodupubliku ees eriti ja nüüd esimene Rammu on sellel poisil kõvasti, seda ma võin öelda, et tema on kindlasti minu tulevane sparringpartner. Saate aga maistab ka juba. No veel ei ole sparring. Opa, ilus! Ja tuleb ära, väänab ära sealt kindlasti, ma usun. Ja seina ääres, Sami on väga halvas olukorras, väga halb olukord. Tal on Rammu kõvasti. See on halb olukord Sami jaoks, kui tahab jääda ellu, peab hakkama liigutama puuri ääres kohtunikul, ma olen väga lähedal lõpetada see fight. Sami sai püsti praegu. Tagant haardas Kennet. Kuidas on puuri ääres põlvega pähe võiks hüpata? Võib, jalaga näkku võib lüüa, põlvega näkku võib lüüa. Ja siin ka August Sabele väike Toores! Ja Toores, üle pea, tummiselt. Ja jälle seal saidis, backist saab anda matsu. Aga et ei töötaks tühjaks ennast täiesti. Ja eelmises paisist natuke Rajul oli see probleem, et Kennet läks natuke liiga elevile. Oli ka pikk paus fightidega ja tõmbas ennast tühjaks. Loodan, mees on teinud. Ka siin oluliselt tegelikult nüüd ta võib jalaga näkku lüüa, oleks neid põlvega kehast oli ja kõik võib teha siin. Ja eks need kõik need visked Kennetil, mis ta teeb ka üle pea siin, üle puusa, et need kõik on väga väsitavad. Oi, see võtab kõvasti ja see on juba nüüd siis 3 minutit. See on 3 minutit, jaa. Amateur MMA meil 3x3. Ja see enne juba, August Sabe saab meil head promo siin Sami pealt. Ja väga hea töö siit Kenneti poolt. Otsib mingit kägistuse laadset asja, nurk on praegu väga halb, aga ja on, korra oli juba, saab mounti. Kas on mingi kägistus peal, nurk on nii halb, et praegu ei näe ka. Tuleb ära siit. Mingi kägistus tuleb on. Ära. Ei olnud. No nüüd mountis peab tööd tegema. Ja need on rasked löögid, kas annab selja ära Sami? 45 sekundit on aega see asi ära lõpetada praegu. On Kennet seljas, siin tuleb anda kuuma nüüd, ei tohi maha vajuda, liiga kõrgel ei ole. Istub praegu väga hästi seal. Ja läheb otsima kindlasti siit praegu lukku. Ja Sami peaks nüüd suruma oma õla vastu maad, parema õla seal, tegelikult on ruum natuke, ta ei ole päris Kennetil nii hästi peal, kui võiks olla. Enne peaks tõmbama enda Sami peale, aga natuke puur ka segab praegu. Natuke nurk on sees, siit hakkab ära vajuma. Ja Sami tegelikult on põhimõtteliselt lukust väljas, Kennet suudab ära, paneb peale. Väga napikas, aga tundub, et me näeme siit teist raundi. Vajus ära natukene kahjuks, aga tummine esimene raund meil kohe. Oo jaa. Vajumas ei olnud see lukk päris hästi. Mina tahan näha ikka, et siit läheb lammutamiseks. Ei hakka keegi kedagi kinni hoidma, vaid lihtsalt lööme. Seisame ja kakleme, aga lihtsalt seisame ja lööme. Seisame seal Clashi ruudu sees ja anname kuuma. Head loogikid Sami poolt. Ja võtab ossa. Ja läks Sami otsima giljotiini sealt. Kennet väga hästi praegu läks üle. Sillaga üle sealt päästis ära selle giljotiini koha. Praegusel hetkel ei ole pigem ohus. Tundus korra, et need Sami loogikid, mis ta Kennetil lõid, läksid täitsa hästi läbi. Olid tugevad ja et ega neid ei taha mitu tükki süüa. Selle peale Kennet muidugi kohe shootis. Seal olukorras praegu sealt Kennetil tuleb praegu pea välja. Ja praegu pigem peaks olema tal okei seal. Ei tohiks olla midagi väga hullu. Saaks Sami sealt full kaardi teise jalaga ümber, siis oleks mingit ohtu, aga praegusel hetkel pigem Kennetil okei, ma arvan. MMA maadlus on küll selline, kus mina väga palju kaasa ei oska rääkida. Ja ega ma ise kommenteerin, millest esimest korda MMA fighti on, pole MMA varem kommenteerinud, et minu jaoks ka õud. Aga nüüd hea koht, halfis, kas Kennet saab oma löögid tööle, kahjuks saa siin küünarnukka amatöör MMA-s lüüa. Just, oleks olnud väga hea seda küünarnukki koht. Kahjuks ei saa, aga hea positsioon igal juhul Kennetile. Esimese raundi võitis Kennet kindlasti ära, muusin. Nüüd teine raund ka suudab kontrolli hoida siin, saab ära vormistada kolmandas. Võiks juba otsida sealt lööke. Kujuta ette, kui rasked seal all ise olla ei tahaks. 96+ kilo
istub sul seal peal, lömastab sind. No pigem on raske välja tulla. Aga Sami tegi õige liigutuse, nüüd tuli ilusti full guard tagasi. Tõmbas oma põlved endale lähedale, sai jalad vahele full guardist tagasi. Aga siiski puuri ääres, Kennet väga hästi surutab puuri äärde ja nüüd... Ja laseb püsti. Ei läheb kohe kallal uuesti. Väga õige, väga sai õige. vist väikse põlve isegi seal praegu connectis. Kahjuke peale jooksnud, pead natuke läks vist, jah. No, on jälle kaela kallal Kennet. Aga tahab ära kägistada vist, tundub mulle. Tänase hetkel pigem ei tohiks Samil väga ohtu olla seal. Kennetil pole ühtegi konksu sees ka, et kontrollida Samit paremini seal. Mees võtab endale jõu kokku ja viskab ilmselt siit jälle. Kas on seda energiat, need on väga väsita. Ma ise pole visanud kedagi, need, kes on visanud, ütlevad, et on raske. Nii et jah. Aga praegu väga õige, Kennet teeb õiget fighti, ma arvan. Hoiab seda kontrolli seina ääres. Teeb paar lööki, kogub punkte. Kindlustab round endale, et ma arvan väga õige. Pigem Kenneti puhul, ma arvan, ongi oluline, et saab seda puuri aega just palju. Saab olla puurist, teha seal, et saada seda kogemust juurde. Tegelikult on ainult 4-2 rekordiga, on ju. See kogemus on ainult kasuks. Aga Kennet, ma arvan, hoiab siin lõpuni välja ära, kindlustab selle roundi ära. Ja väga ilus soliidne round Kenneti poolt. Ja kolmas round meie siis esimeses MMA fight'is. Täna näeme ka veel korra puuris pro MMA-d, siis Jevgeni Kabanet jätkab oma pro karjääri. Kas näeme ka lööke? Ja Kennetilt hea põlv oli seal. Muidugi tahaksime meie mõlemast siin püsti võitlejana näha. Ja nüüd Kennet otsis seal overhand, läks korra natuke läbi tundus. Tahaks vist rasket lööki näha, mis läbi ma arvan, et siin on ainult ühte vaja. Väike kinnas ja tabas Sami tugeva sirgega. Kennet väike kinnas, aga kõva padja, selles paksu padjaga, ega ta vist ikkagi... Ja kalpkikid läksid läbi. Ja Kennet peab minema maadlema siin. Kennet sai sükse kohtumis, sükse haagi. On seal mingi kiljoht, aga Kennet liigub külje peale ära. Ma arvan, et ei ole midagi seal. Ja on ilusti väljas. Kennet peab selle roundi ära vormistama. Sami otsib seal lukku, midagi väga polnud seal. Väga ilus kontroll Kenneti poolt. Maas pähelöögid on lubatud. Praegu võib lüüa Kennet seal. Isegi seal kohas ta võib isegi, ma ei ole kindel, ma loen ma amatöör MMA, aga võib isegi põlve kehasse lüüa. Ja võib ka tulla püsti ja lüüa nagu jalaga kehasse. Selles mõttes, et see kõik on fine. Aga jaa, löögid lubatud. Tahaks näha lööke natukene. Natuke rohkem, jah. Minut, pool raundi jäänud veel. Iäme karjub vasaku käega, nüüd löö. Ja see on koht, Kennet natuke jääb tõesti passiivseks. See on praegu on saaks pähe lüüa. Okei, Sami hoiab vasak kätka kinni, aga see gripp on tegelikult, nüüd juba lõhkus ära. Nüüd oleks vaja lüüa. Nüüd Kennet peaks andma sealt minna. Kas haamritega või haakidega külje pealt peaks andma kuuma, tegema damage'it nii palju kui saab. Et tegelikult praegu on suhteliselt... Ja tuleb. Veel rohkem Kennet vaja. 45 sekki jäänud. 45 sekki jäänud, on vaja kuuma anda. Roundide mõttes ta on pigem selle fight endale kindlustanud. Just. Aga võiks damage'it, me tahame damage'it näha. Ja nüüd hakkas tabama haagid. Neid on vaja veel. Nüüd on 30 sekundit, nüüd on vaja lihtsalt see spurt teha. Sami on all väga kinni seal. Ei ole tal väga suurt võimalust. Kennet hoiab päris hästi kontrolli. Nüüd on vaja ärgata ja lihtsalt lammutada. Viisteist sekki, kas Kennet nüüd laseb käima? Nüüd vasaku käega oleks vaja laamendada seal kõvasti. 10 sekki, kas tõmbab käima nüüd? Lammuta nüüd. Või kontrollib lõpuni. Ja nüüd lööb. Tubli, lõpus ilus. Ja tabas nüüd ilusti seal. Ja lõpetab ära veel enne. Ja kui lähedal see lõpp oli. See oli, oleks siin 15 sekki lisa olnud, ma arvan, see fight oleks lõppenud. Väga hea tabamus Kenneti poolt. Ja üpriski kindlalt on see võital olla purgis.
punane